mis võiks olla see, mis teeks maailmas asjad nagu väga hästi korda. Et see, mis võiks maailma õnnelikuks teha. Ja mõtlesime, ja see peab olema hästi lihtne asi. Ülilihtne asi, et kui saaks nii teha, siis oleks super. Ja see, kus me lõpuks välja jõudsime, oli see, et kui me suudaks nii teha, et kõik naised kogu planeedil, kui kõik naised suudaksid mõelda ja tunda selliselt, et nad on kõige täiuslikumad välimuselt, kõige täiuslikumad elusolendid naissoost üldse, kes on peale selle nagu laval ükskõik kas siis tantsijatena või tantsijannadena ja nad teavad, et neid imetletakse ja neid vaadatakse ja neil ei ole mingit komplekse ja probleeme ja hirme. Ühesõnaga, naised teavad, mida nad tegelikult väärt on. Et kui see jõuaks ühel hetkel kohale, et kuulge tüdrukud, me ju vaatame teid ja me armastame teid ja me hindame teid. Ja teiselt poolt see, et kui meestel oleks see asi, et nad tajuksid seda, kui nad on nutikad ja kui nad naudiksid oma nutikuse väljanäitamist. Nad räägiksid arukat juttu, räägiksid arusaadavat juttu ja oleksid väljendusrikkad ja ägedad ja siis sa saad aru, et inimene naudib seda, et ta on tark. Nii nagu naine naudib seda, et ta on ilus, mees naudib seda, et ta on tark ja see tähendab, et naine peaks loll olema või mees ei võiks ilus olla. Aga lihtsalt see võiks olla see oli puhtalt lihtsalt üks selline väike mõttekäik, mis... Mul oli ka üks vestlus, kus ma niimoodi pool naljatades, aga ma vist natuke ikkagi usun seda, et kõiges on ikkagi süüdi mehed. Et ma jõudsin sellele järeldusele, et absoluutselt kõik probleemid, sellepärast, et ma ei tea, naised tunnevad ennast närviliselt või siis näiteks ei tunne ennast enesekindlalt ilusalt, et nagu lõppkokkuvõttes, kui me nagu hästi-hästi sinna sügavale kaevume, siis on ikkagi mees süüdi selles lõpus. No vaata, kui sa nii võtad, siis jällegi ma ei taha olla kuidagi viisi nagu nii-öelda macho või toksiline ja maskuliin. Aga et seda ma ei häbene seda küll öelda või ma ikkagi arvan, et selliste iidamast, aadamast, vanade inimkonnast rääkivate lugude ja selle inimkonna tekkimise ja algloo episoodides on ju kirjeldatud seda, et kõigepealt loodi need asjad niipidi ja naapidi, siis tehti see ja see ja see, et seal on mingi järjekord ja mingil hetkel ikkagi ükskõik, kuidas seda tõlgendada või milliseid võimalusi sealt kusagilt otsida, et siis oli ikkagi nii, et kõigepealt oli, et tekkis inimene ehk et kõigepealt oli mees. Lihtsalt, see tähendab seda, et kui me räägime algpatust kui niisugusest, siis jah, sul on õigus, et midagi teha ei saa, et mees ongi kõige süüdist, ta oligi enne. Ja. Et ega see ei ole kui me sinna nagu välja jõuame. Selles ei ole midagi halba, et see ei ole, et kurat, mehed on selles ja selles süüdi. Ei, et kui mees juba tehti, siis järelikult tehti ta koos kõikide oma vigadega, koos kõikide oma heade ja halbade külgedega, koos oma needuste ja oma õnnelikkusega, eks ju. Ja siis, kui sinna kõrvale tundus, et ei, meil on vist ikka vaja, et see vist ei tule üksi hakkama, et teeks ikka midagi paremat sinna kõrvale, siis tehti naine, Ja ma arvan, et sellest oli väga, väga palju abi. Põhimõtteliselt mees on ikkagi süüdi siis selles, et mees ei ole milleski süüdi. Eeva selle ampsu võttis sellest õunast. Ei, ma arvan, mehed ei ole milleski süüdi. Mina endale tuhka pähe ei raputa, mina ei võta endale mingit süüd kanda sellepärast, et ma mees olen. Et ma ei tunne küll mingisugust süüd, mingisugust nii-öelda... vahepeal tahaks süü ja vastutuse vahele tahaks nagu panna võrdusmärgi peaaegu. Või kui ma selle mõtteni jõudsin, siis nagu... Eesti esu.